Jürgen Mattias Talviku, esimene sõit oli sul kehva stardiga, kuid nii-öelda järjest noppisid. Teine sõit oli jälle hea stardiga ja siis hakkasid kohti kaotama, et millest see tuli ka? Jaa, et stardi ideaalsed ei olnud, aga ütleme nii, et sealt väljast oli ka üpriski raske tulla. Et teine sõit siis tegelikult tegin väga-väga head esimesed ringid. Tõesti head, et see on hea näha, et see naglasus ja nahaalsus pole mul ära kadunud, isegi 4 poole peale minnes ja sellisel suurel võistlusel. Ja suutsin korralikult kohti tõusta tegelikult, ma olin juba 13 ja tegelikult paar venda oli veel ees, aga me panime 2 sõidu vahel uue siduripaki sisse ja ütleme nii, et ma ei jätnud, mul trossiga sidur, ma ei jätnud piisavalt lokset sinna enne sõitu. No, ma oma teada jätsin, aga näed, jällegi elu õpetab, oleks pidanud rohkem jätma ja peale seda agressiivsed esimesi ringi siis sidur ei peale ja kuna ütleme nii, et sammas oli korralikult üleval, siis mul see regulaator või rullik, kus ma saan nagu sidurit maha keerata, lokset eeblil rohkem, see oli nii muda täis ka ja mul läks tükk aega, et ma saaks selle normaalseks endal ja lõpuks, kui ma sain lokse tagasi ja sidur peal enam ei olnud tsiklil, siis ma olin juba 8-9 kohta kaotanud. Et üritasin oma rütmi leida ja tegelikult leidsin ka päris okei rütmi uuesti. Natuke see segadus nagu tõmbas korra sassi, aga jõudsin uuesti sterrile järgi ja sõitsin ennast punkti kohale ja no, ma tõesti nägin vaeva, et seal steri taga mööda saada. Et kogu oma energia kulutasin tegelikult sinna ära ja lõpus hakkasid veel, ütleme, ma hakkasin üle proovima, et hakkasid vead tekkima ja läks korralikult lappama sõit, ja ohtlikud momendid tekkisid ja sellega ma andsin aega ära ja tagant tuli Sloveen, siis tuli järgi ja võttis mu veel, ma ei tea, kas 2 ringina lõppu või viimane ring mööda, et kaotasin oma punkti koha ära, aga see selleks. Esimene MM on taga, kiirus on olemas, et sellisel rajal, et natuke on juurde vaja ja ütleme see 13, kus ma algul seal sõitsin, see on ikkagi selline lahinguväli seal, et punt on koos ja armu ei anta, et ei, kindlasti ülikõva kogemus, siit saab enesekindlust võtta edaspidiseks ja ma rahul, et tiim töötas ülihästi selja taga, inimesed ja mul on hea meel, et ma sain ikkagi võimaluse siia tulla. Sa viimane ring kukkusid ka, mille pärast? No ütleme nii, et ma ei osanud oodata, et Eesti rahvas veel viimane ring ka nii palju kaasa elab raja ääres, et ehmatasin lihtsalt ära, et karjusid nii kõvasti, et kukkusin pikali kurvis, et noh, ei, fännid olid tasemel täna, et mott oli laes. Super, aga tänud sulle! Aitäh!